Tervist kõigile, see on Mõtlemaatika ja meie tänane teema on pöördkehad 9. klassile. Alustamegi siis koheselt. Pöördkehad on kolmemõõtmelised objektid, mis tekivad tasapinnalise kujundi pöörlemisel ümber ühe telje. Selle pöörlemise tulemusena saadakse sümmeetrilised kehad, millel on palju praktilisi rakendusi nii looduses kui ka tehnoloogias. Silinder on pöördkeha, mille moodustab ristkülik või ruut, mis pöörleb ümber oma ühe külje. Silindri pinnalaotus on ristkülik või ruut ja kaks võrdse raadiusega ringi. Silindrit võib vaadelda ka kui korrapärase N-nurkse prisma erijuhtu, kus N läheneb lõpmatusele. Näiteks kasutatakse nii vedeliku anumana kui ka mootori kolbides. Silindri valemeid meil on 5. Ümbermõõdu arvutamiseks tuleb korrutada pi ja raadius 2. Praktiliselt arvutame me ringi siin. Pindala samuti on sama, mis ringi pindala valem, pi korrutatud raadiuse ruuduga. Külgpindala arvutamiseks korrutame põhja ümbermõõdu silindri kõrgusega. Täispindala on külg- ja põhjapindala summa ning, et leida ruumala, korrutame põhjapindala silindri kõrgusega. Leiame silindri täispindala ja ruumala, kui raadius on 4 cm ja kõrgus 10 cm. Ümbermõõtuks saame ligikaudu 25 cm. Põhjapindala tuleb ligikaudu 50 ruutcentimeetrit ja küljepindala tuleb ligikaudu 251 ruutcentimeetrit. Täispindala saame liites algsed pindalad kokku ning korrutades põhjapindala 2 ning saame 351 ruutcentimeetrit. Ruumala vastuseks saame ligikaudu 502 kuupcentimeetrit. Korrapärane pöördkoonus on pöördkeha, mis moodustab täisnurkse kolmnurga pöörlemisel ümber oma kaateti. Võrdkülgne koonus on koonus, mille telglõige on võrdkülgne kolmnurk. Korrapärast koonust võib vaadelda ka kui korrapärase N-nurkse põhjaga püramiidi erijuhtu, kus N läheneb lõpmatusele. Näiteks saab koonus olla jäätise koonus või siis liikluskoonus. Koonuse moodustaja leidmiseks peame kasutama Pythagorase teoreemi. Selle leiame raadiuse ja kõrgusega. Et leida põhja ümbermõõtu, jällegist peame kasutama ringi valemit. Põhjapindala valem on samuti ringi oma, pi korrutada raadiuse ruuduga. Külgpindala leidmiseks korrutame pi ja raadiuse moodustajaga. Täispindala, nagu ikka, liidame pindalad kokku. Ning ruumala leidmiseks korrutame 1/3 pi raadiuse ruuduga ja kõrgusega. Kui te küsite, miks just 1/3, siis mõtelge, kuidas koonus välja näeb. Leiame koonuse täispindala ja ruumala, kui raadius on 5 cm ja kõrgus 12 cm. Mooduste leidmiseks kasutame Pythagorast ja saame vastuseks 13 cm. Ümbermõõdu leidmiseks jällegi kasutame ringi valemit, saame ligikaudu 31 cm. Põhjapindalaks tuleb ligikaudu 79 ruutcentimeetrit. Külgpindala vastuseks saame ligikaudu 204 ruutcentimeetrit. Täispindala jaoks liidame mõlemad pindalad kokku ning vastuseks tuleb 283 ruutcentimeetrit. Viimseks ruumala leidmiseks paneme andmed valemisse, mis leidsime ning saame ligikaudu 314 kuupcentimeetrit. Kera on kerapinna ehk sfääriga piiratud pöördkeha, mis tekib ringi pöörlemisel ümber oma diameetri. Sfäär on pöördpind. Kera raadiuseks nimetatakse kera keskpunkti kaugust mis tahes punktist kerapinnal. Kera diameetriks nimetatakse sirglõiku, mis ühendab kaht kerapinda ehk sfääripunkti ja läbib kera keskpunkti. Kõik kera diameetrid on võrdse pikkusega. Diameeter on raadiusest 2 korda pikem. Keraga on meil ainult 3 valemit. Ümbermõõt on sama, mis ringi valem. Pindala leidmiseks peame korrutama 4 pi raadiuse ruuduga ning ruumala leidmiseks korrutame 4/3 pi ja raadiuse kuubiga. Leiame kerapindala ja ruumala, kui raadius on 7 cm. Pindalaks saame ligikaudu 615 ruutcentimeetrit ning ruumalaks tuleb ligikaudu 1436 kuupcentimeetrit. Kindlasti vaadake, kas peate ümardama oma vastuseid täisarvudeks või mitte. Selleks sai meie tänane 9. klassi teema läbi. Kui oled praegu kordamas teemasi põhikooli eksamiks, soovitan sul vaadata mu kanalil olevaid eelmiste aastate eksamite lahendamise videosi. Need kindlasti aitaksid sul asjad paika saada. Loodan väga, et teile video meeldis ja kindlasti ka likeige, kui sellest kasu saite. Kuniks järgmise videoni, nägemist!